Maki ajaläätel üritan teile tutvustada oma doktoritöö teoreetilisi aluseid. Humanitaarteaduse tegemine seisnebki eelkõige teatud vormile vastavate tekstide produseerimisega ja avaldamiseks. Selle teadmisest lähtudes pole midagi üldse salata ega vaielda. Tõepoolest on uurimuses sisalduvad artiklid, vormilised teadusartiklid, on selle tiigiga ajakirjades avaldatud või vastu võetud ning lisaks kõigele on ka analüütiline ülevaade tööst kirjutatud teadlikult antud žanri vorminõuded järgides ning ma läheksin veelgi kaugemale, ütleksin, et on kirjutatud ka sisuliselt selgust taotledes või minu eelnevas mõttevoos toimunu vahel seoseid pisandades ja tugevdades. Võib jääda lugejale mulje, et nüüd me oleme Jumala ja igasugused muud faablid siin vähemasti siis kulutanud võrdväärseks või need ei ole, me ei saa kuidagi domineerida meie üle. Aga siis asemel tuleb üks teine, tuleb see ei-faabel, mis ikkagi kuidagi, ma räägin väga emotsionaalselt tasandil, ta ikkagi justkui ikkagi toimib mingisugune müstifitseerimine, räägitakse väljendamatu väljendamisest, on ikkagi just nimelt see intensionaalne objekt, justkui mille suhtes me ennast kuidagi positsioneerime, ta tekitab neid mingisuguseid tundeid ja suhestume sellega kuidagi ja samal ajal seda objekti nagu on ja selles mõttes seda nagu ei ole. Aga küsimus ei ole mitte niivõrd objekti teenuses minu jaoks, et küsimus on müstifitseerimises. Milleks on vaja sellest tüüplusest ja seina taga nii pikalt rääkida, et miks me ei võiks jäädagi immanentseks. Ja jätta rahule see kapi tagune maailm või seda, mida pealegi pole. Ta lihtsalt pole. Siin ei ole loomulikult võiks ja sääraseid ettepanekuid eluviisime kindlasti palju rohkem, aga siin on jälle küsimus intuitsioonides või alghäälestuses. Kui emotsionaalsel tasandil rääkida, siis see uurimistöö või ka minu eelmine uuringud artikuleerivad midagi, mis on palju varasem filosoofia õppima hakkamisest ja mis on alguse saanud kokkupuutes kirjandusega, küllaltki juba eelakadeemilisel perioodil. Nii et... Kogesid, et ei. Jah, kui ei, siis pole midagi. Hüva. Minu sõna on siis järgmine. Kõige eelöödud foonil ei ole vähimatki kahtlust, et Leo Luks on kõnealuse põhjaliku, intrigeeriva ja tänuväärse filosoofilise tööga välja teeninud doktorikraadi, jättes juba praegu jõulise jälje filosoofia ja kirjanduse lukku, kuulutades ette nende ühte sulamist. Tänan teid ja on ilmselt aeg asuda teise sessiooni.